kuidas meil selle klaasitekke värgiga siis ikkagi lood on, et kas on vahetada ära terve klaas või hakata seda täket ikkagi parandama? Üks võtab, ma arvan, täpselt sama palju aega kui teine, üks rahaliselt kallim. Esiteks täkke parandamine on juba oluliselt kiirem, et kui klaasivahetuse ajad algavad seal 2–3 tunniks, kuniks see klaasiliim kuivab, kallimate autode puhul, kus on vaja sildasid kalibreerida, võib isegi minna 2 päeva aega, siis täkke parandamine võtab aega orienteeruvalt pool tundi. Samuti on see täkke parandamine oluliselt parem sõidukile, kuna täkke parandamise käigus ei eemaldata sõiduki kerelt klaasi ja seetõttu säilivad ka kõik sõiduki eelnevad omadused. Tänapäeva tehnoloogia juures ju see täkke tehakse suhteliselt nii ära, et ega teda väga näha ei jää. Just, seda täket ei pruugi üldse näha jääda ja mida kiiremini see täkke likvideeritud saadakse, seda parem see tulemus on. Et seetõttu paneks kõikidele klientidele südamele selle, et kui esiklaasi tekib mingi täke, et ei oodataks selle parandamisega viimase hetkeni, vaid parandatakse ära esimesel võimalusel ikkagi, et mida varem täkke parandatakse, seda väiksem see jälg jääb. On seal mingi vahe ka, kui suur see täkke on või mismoodi see käib? Üldjuhul see täkke ei tohi olla 2 eurosest mündist suurem, et kui see täkke jääb alla 2 eurose mündi suuruse, siis on see täkke parandatav. Seda eeldusel muidugi, et ta ei asu juhi vaateväljas või siis klaasi päris servades. Et täkke parandamine on ka selles suhtes hea, et seda tehakse meie partnerite juures ära üldjuhul ootetööna, et lähed sinna ja klaas on võimalik ka koheselt ära parandada. Kui tegemist on klaasi vahetusega, siis tuleb üldjuhul kokku leppida eraldi vahetuseks aeg ja tulla hilisemalt tagasi. Ega seda klaasi kehvemaks ei tee, kui ta on parandatud? Ei tee, vastupidi, et klaasi originaalklaas säilib ja olukord on täpselt samasugune, klaasi jäikus on samasugune ja asi on oluliselt efektiivsem ja kiirem kliendi jaoks ja samuti ka keskkonnasõbralikum. Et kui klaas vahetatakse, siis ühe klaasi kohta tekib jäätmeid keskmiselt 8–9 kilo. Kui klaas parandatakse, on see jäätmete hulk grammides üles loetav. No kui kindlustusandja on loomulikult huvitatud sellest, et inimesed sõidaksid korras autodega ja kõige sellega, siis tegelikult te olete see esmane pool, kes seda katkist autot näeb ja ma saan aru, et kui teil auto sisse sõidab, siis te visuaalselt suudate kohe ära hinnata, kas selle esiklaasiga üldse on midagi teha või peab selle ära vahetama? Jah, et meie personal on kõik saanud koolituse ja oskavad klaasi üle vaadata. Et alati võimalusel soovitame esiklaasi parandada ja kui midagi muud ka üle ei jää, siis tuleb see välja vahetada. Meil on tegelikult siin taga üks doonorauto, mis on tegelikult väga hea näide sellest, mida esiklaasiga saab teha, kui ta on juba kahjustatud või mida ei saa. Ja tegelikult, kui televaata seda autot nüüd natuke näeb, siis ta näeb, et see on igat pidi ära kriimustatud, krammustatud. Ma saan aru, et selle auto omanik on ikkagi päris korralikult lumeharjaga hullanud. Jah, seda auto on, kui lähemalt vaadata, siis on näha, et seda autot on seal lumeharjaga hõõrutud või lumelabidaga õigemini hõõrutud ja on esiklaasil mitmeid täkkeid. On seal pärast näha täkkeid, mida saab parandada ja mis ei ole kahjuks tehniliselt võimalik ka parandada. Nii, aga siin on väga erinevaid täkkeid, mida nüüd ka televaata ekraanil kohe näeb. Siin on kohe nurgas, all vasakul on esiklaasil, ma ei saagi öelda enam täke, vaid see on lausa auk, et seda parandada enam ei saa. Et esiklaasi paranduse selliseks mõõdupuuks on, ütleme, siis 2-eurone münt. Et kui see täke mahub ära 2-eurose mündi alla, siis ta on veel parandatav. Kui ta juba on sealt mõrad pikemad, siis kahjuks aparaat ei suuda seda enam täis suruda. Mis nüansid siin veel on? Meil on täkkeid auto esiklaasi külje peal, meil on siin keskel, all, üleval. Mis need parameetrid veel on, mida te ise vaatate? Täkke asukoht ja siis alati võib vaadata ka meil täkked erinevat liiki täkkeid. Sellepärast, et mõnel on see, et on kahjustus, ütleme, et mõrad on väiksed, aga on pealt juba väga suure killu välja löönud. Siis kahjuks ei saa ka seda enam, pole mõtet parandada. Aga kui nüüd läheb asjaks, siis mis see tehnoloogia üldse on? Et ma olen juttu kuulnud sellest, et täidetakse ära lihtsalt, aga ega kui sa midagi täidad, siis kuidas ta nüüd läbipaistev jääb ja kõik see, mis just televaatajal võib huvitada? Et jah, täkke parandus on selles suhtes protsess lahti seletada niimoodi, et avatakse see kivitäke, südamik, siis niiskus, eemaldatakse niiskus ja siis asutatakse peale see täkkeparandusaparaat, mis surub surve alla sinna sisse vaigu. Ja pärast kuivatatakse see vaik UV-lambiga ära. Ja ta jääb põhimõtteliselt nii nagu uus klaas, võib-olla mõni väike jälg, aga enamalt ikkagi korras. Täkkeparanduse puhul on muidugi see, et alati jäävad täkked mingil määral nähtavad ja on ka veel alati risk, mida peame mainima. See, et täkkele me anname paranduse ajal pinget ja see võib ka paranduse ajal laiali joosta. No siis pole enam midagi, siis tuleb uus esiklaas paigaldada, aga need kriimud, mis on esiklaasil, mis on kraapimisest, nendega on midagi teha üldse? Ei, kahjuks jah, nendega ei ole midagi teha. Nad on juba liiga sügavad ja esiklaasi ühtlaselt poleerida ei ole võimalik.
Nii, aga me laseme kohe siin juba televaate näeb kattepildis, et Harri teetehnik juba siin tegutseb. Ma saan aru, et kõik see kupatus, kui sul on üks täke, võtab väga vähe aega. Kui inimene tuleb siia, siis ta käib silmapilk, joob kohvi ja asi on korras. Jah, pool tundi võtab keskmiselt klaasi parandusaega.